Detsember 1918. Eesti on sündinud, kuid veel hingitseb. Esimese maailmasõja suitsuvad varemed olid vaevalt jahtunud, kui idast tuli uus oht. Punane armee, revolutsiooni tuules võidukas, liikus üle Eesti piiri nagu talvine torm. Tallinnas, äsja kuulutatud iseseisvuse pealinnas, teadsid kõik, vabadus võib olla lühem kui talvine päev. Keila linn, vaid 30 kilomeetrit pealinnast läänes, seisis teel, mis pidi viima Nõukogude väed Tallinna südamesse. See väike raudteesülm, mille elanikkond ületas vaevalt 1000 inimese piiri, muutus äkki Eesti saatuse kaalukeeleks. Siin pidid kohtuma kaks jõudu. Ühel pool distsiplineeritud sõjakogemusega Punaarmee üksused, teisel pool Eesti noored mehed, kellest paljud pidasid relva esimest korda elus. Detsembri esimestel päevadel jõudsid Keila kanti esimesed teated. Raudteemees Eduard Kuppo, kes töötas Tallinna Paldiski liini dispetšerina, mäletab. Nägime suitsupilviidas, kuulsime kahurite mürinat, teadsime, et nad tulevad. Punased üksused olid purustanud nõrka vastupanu Narvas ja Jõhvis, liikusid kiiresti edasi mööda raudteed, mis oli Eesti seljataguks ja tema surmaotsuseks. Keila kaitseks moodustati kiirkorras koondgrupp Eesti rahvusväelastest ja vabatahtlikest. Enamik neist olid noored mehed 20 ja 30 vahel. Endised Tsaari-armee sõdurid, kes olid küll näinud suure sõja õudusi, kuid nüüd võitlesid nad midagi enama eest. Kapten Julius Kuperjanov, 23-aastane ohvitser, kellest sai Eesti sõjalise vastupanu legend, organiseeris kaitse. Tema meestel puudusid raskerelvad, õiged vormid, isegi piisavalt padrunit. Neil oli vaid üks vara, nad kaitsesid oma kodu. Vastaspool oli hoopis teistsugune. 7. Punaarmee kütiväediviis, mis liikus Tallinna suunas, koosnes veteranidest, kes olid võidelnud impeeriumi sõdades ja kodusõja rintedel. Neil olid kuulipiljuded, suurtükid, soomusronnid, neil oli kogemus ja kindlus. Nende ülemjuhataja komissar Jaan Anvelt, endine Eesti sotsiaaldemokraat, oli veendunud, Tallinn langeb nädalaga, Eesti Vabariik sureb enne, kui jõuab sünnipäevale. Keila ümbruses oli maastik tasane, kuid metsne. Männimetsa ja rabade lügatav maa, kus iga küngas võis saada kindluseks iga metsatukka varjupaigaks. Eesti väejuhatus mõistis, siin tuleb pidada, mitte surra ilusti, vaid võita. Kui Keila langeb, langeb Tallinn. Kui langeb Tallinn, kaob Eesti enne, kui maailm jõuab selle sündi ära märgata. Ilm oli jõle. Detsembri külm pigistas luid, öised temperatuurid langesid -10 kraadini. Lumi ei tulnud veel paksult, kuid õhk oli miiske ja läbilõikav. Sõdurid lõid kaevikuid külmunud pinnasesse, nende käed vereseks rebenenud. Kaevikud olid meie hauad või meie päästjad, kirjutas hiljem lipnik Anton Irv. Me valisime, et need saavad päästjateks. Rahvas Keilas ja ümbruskonna taludes elas hirmus ja lootuses. Naised pakkisid lastega põhja, vanad mehed hakkasid maa sisse matma väärtuslikku, mis oli. Kuid paljud jäid. Keila mõisas korraldati väliköök, kust viidi kaevikutesse sooja suppi ja leiba. Eesti naine, kes kandis oma pojale viimast sooja einet, teadis, tal võib enam poega mitte olla. Detsembri keskpaigaks oli Punaarmee väeosa jõudnud Keila lähedale. Luureteated rääkisid, vaenlane koondab jõude, valmistub otsustavaks löögiks. Eesti positsioonides valitses vaikus, millesse oli segunenud ärevus ja otsuse kindlus. Mehed kontrollisid relvi, kirjutasid viimased kirjad, palusid abi taevast. Lahing ei olnud veel alanud, kuid sõda oli juba siin. Öine taevas Keila kohal oli tumm ja ükskõikne. Tähed särasid külmalt, nagu poleks neil mingit pistmist inimeste saatusega. Kuid need mehed kaevikutes, nende käed relvade küljes jäätumas, teadsid, homme saabub tõe hetk. 13. detsember 1918. Koidik tõi kaasa surma. Esimesed granaadilõhikud purustavad hommikuvaikust kell 6. Punase armee suurtükivägi avas tule Eesti positsioonidele Keila lähedal, muutes Männimetsa põrguks. Puud lendasid kildudeks, maa värises, õhk täitus tuikuva suitsuga. See oli sõja avaviis, mida eestlased olid kartnud ja mille jaoks ei olnud neil vastust. Kapten Kuperjanov seisis oma väede varjendis, vaadates läbi piiluaugu punase tule välguhanugumist metsaservade vahel. Tema nägu oli rahulik, kuid silmad reetavad pinget.
Nad tulevad täis jõuga, ütles ta adjutandile. Meie ülesanne on pidada, mitte taganeda, mitte sentimeetritki. Suurtüki tuli kestis 30 minutit, igavikku, mis jättis Eesti positsioonid räsitud, kuid mitte purustatud. Mehed kaevikutes surusid end maa vastu, palvetades, et järgmine mürsu plahvatus ei taba nende varjendit. Kogenud sõdurid teadsid, see oli alles algus. Peamine tuleb järele. Ja see tuligi. Läbi suitsuvähedi, läbi purunenud puude varjude ilmusid Punaarmee jalaväe kolomnid. Nad tulid organiseeritult, kiire sammuga, relvad valmis. Eesti kaevikutest kostis esimene laskeseeria, siis teine. Keila mets muutus surmatsooniks. Lipni Kerv, kes juhtis kaitset vasakul tiival, mäletab. Nägime, kuidas nad langevad, kuid uued tulevad asemele. Nagu laine, mis ei peatu kunagi. Punaarmee taktika oli brutaalselt lihtne. Suruda massrünnakuga, kasutada nombrilist ülekaulu, purustada vastupanu. Eesti sõdurid vastasid distsiplineeritud tulega, aga laskemoon hakkas otsa lõppema. Kella 9 hommikul oli Punaarmee jõudnud eestlaste väliskaitsejooneni. Kahe sõduri vaheline kaugus oli vahel vähem kui 50 meetrit. Käsigranaadid lendlesid õhus nagu metallist tuuleviiud. Kuulipildujate trumm oli lakkamatu mürgine meloodia. Mehed surid oma kaevikutes, kuid ei taganenud. Kuperjanov mõistis, vajalik on vasturünnak. Kaitsemine üksi ei piisa. Kell 10 andis ta käsu, otsustav tõuge paremast tiivast. 50 Eesti sõdurit, eesotsas leitnant Karl Parts, jooksid välja positsioonidest otse vaenlase külge. See oli hullumeelsus ja geniaalsus korraga. Šokeeritud punased ei oodanud rünnakut. Nende rida kõikus, siis murdus. Eestlased tungisid kiiluna vaenlase formatsiooni, põhjustades paanikat. Parts ise tulistas 2 püstolitest karjudes Eesti eest, Eesti eest! Tema mehed järgnesid bajonettidega löögil, lähivõitluses metsikud nagu hundid. Vasturünnak õnnestus. Punased tõmbusid tagasi, jättes surnuid ja haavatuid. Kuid see oli ainult hingetõmbeaeg. Pärast lõunal tõi Punaarmee rindele värskeid jõude. Suurtükipatarei, soomurong nimega Proletaar, mis kruiis mööda raudteed Keila suunas nagu metallist metslane. Soomurongi ilmumine muutis lahingu kulgu. Tema kahurid avasid tule point-blank distantsilt. Tema kuulipildujad piitsutasid tulistamispesasid. Eesti positsioonid said rasked tabamused. Mehed surid kaevikutes, maetud pinnase ja verikilu alla. Kuid soomurongil oli ka nõrkus. Ta oli aheldatud rööbastele. Kapten Kuperjanov saatis diversantide grupi 6 mehe üksuse, kes hiilisid läbi metsa raudteele. Nende eesmärk hävitada rööbad, peatada rong. Öö lähenedes lahing ei vaibunud. Jätkus närvide sõda, pimeduses tulistamine, varitsused ja vastuvaritsused. Mõlema poole väejuhatus planeeris järgmise päeva samme. Eestlased teadsid, nad on väsinud, laskemoon otsa lõppemas, kuid taganeda ei saa. 14. detsember. Päev, mis otsustab saatuse. Keila lahinguväli oli muutunud lumega kaetud surmamaaks, kus iga männi taga võis olla reaviiv või surm. Talvine päev oli lühike, valgust vaid 6 tundi, kuid see oli piisav mõlemale poolele murdmiseks. Kuperjanov teadis, Punaarmee valmistab pealetungi. Luure andmetel koondas vaenlane üle 1000 sõduri järgmiseks massiivseks rünnakuks. Eesti kaitsjaid jäi vaevalt 300 meheni, neist paljud haavatud või kurnatud. Realistlikult vaadates oli olukord lootuseitu. Kuid Keila ümbruses ei võidelnud ainult sõdurid, kogu rahvas oli kaasatud. Kohalikud talupojad vedasid öösiti juurde toitu ja kütt, et sööta armeed. Naised sidusid haavatuid ambulantspunktides, isegi lapsed aitasid kanda laskemoona. Hommikul avas Punaarmee uuesti suurtüki tule. Seekord oli see veel intensiivsem.
soomusrong Proletaar, mis oli öösel rööbastele tagasi seatud, tulistas otse Eesti kaevikutesse. Plahvatused olid nii võimsad, et maa lõhenes, puud lendasid õhku nagu tikud. Kuid eestlaste diversandid olid oma töö teinud. Rööbastesse paigaldatud lõhkelaeng plahvatas täpselt õigel hetkel, kui soomusrong liikus edasi. Metallkoletis sööstis rööbastelt maha, kalduks üle külili. Selle väljalangemisest lahinguväljalt oli psühholoogiline löök Punaarmee moraali jaoks. Pärastlõunal toimis punaste pealetung jalaväega. Lained inimesi relv käes tormasid läbi lagedate väljade Eesti positsioonidele. Kuperjanov andis käsu tulistada alles siis, kui vaenlane on lähedal. Näidake neile, et iga eestlane on 2 punase väärt, karjus ta. Võitlus muutus veriseks lähivõitluseks. Mõned kaevikud vahetasid omanikku mitu korda päeva jooksul. Lipnik Irv, kes sai selles lahingus kergelt haavata, kirjutas: kaevikutes ei olnud enam võimalik eristada, kes on sõber ja kes vaenlane. Kõik olid kaetud verega ja mullaga. Õhtuks oli Punaarmee pealetung peatunud. Nad olid kaotanud 100 mehi, kuid eestlased olid samuti oma jõu piiril. Varjendites istusid mehed vaikides, liiga väsinud isegi rääkimiseks. Paljud kirjutasid viimased read oma päälikutesse, veendunud, et homme ei pruugi enam tulla. Kuid öö tõi ootamatud uudised. Tallinnast oli teel abi, värsked üksuseid, laskemoona, isegi mõned suurtükid. Soome vabatahtlikud ja instruktorid olid valmis liituma lahinguks. Eestlased ei olnud enam üksi. 15 detsember 1918. Võidupäev. Keila lahing jõudis oma kulminatsioonipunkti 3. päeval. Punase armee ülemjuhatus oli sunnitud tunnistama, see, mis pidi olema kiire marss Tallinna poole, oli muutunud veriseks ummikseisuks väikese raudtee linnajuuas, millest keegi polnud kuulnudki. Hommikul kell 7 saabus eestlastele ootamatu abi. Mereväe torpeedipaadid avasid tule punaste ranniku positsioonidele, toetades maismaal võitlevaid kaaslasi. Samal ajal jõudsid Tallinnast värsked väeosad, Eesti Kaitsliidu vabatahtlikud, Soome sõjaväe instruktorid, isegi käputäis Soome vabatahtlikke, kes tahtsid aidata vennarahval. Kapten Kuperjanov organiseeris viimase otsustava vasturünnaku. Tema mehed, kuigi väsinud ja veresooned, said uut jõudu teadmisest, abi on tulemas, nad ei ole üksi. Kell 9 hommikul läksid eestlased pealetungile kogu rindejoone ulatuses. Lipnik Irv kirjutas hiljem: me ei kartnud enam surma, me kartsime kaotada vabadust. Eesti sõdurid liikusid läbi hävitatud metsa, hüppasid üle surnukehade, tulistasid ja karjusid oma isamaa viisi. Punased, ootades järjekordset kaitsemanöörit, olid üllatunud. Nende liinid kõikusid. Kella 12 päeval murdus Punaarmee vastupanu Keila all. Komissar Anvelt, nähes olukorra lootusetust, andis käsu taanduda. Soomusrong Proletaar, mis oli olnud nii hirmutav relv, hakkas tagasi sõitma Tallinnast eemale. Punased jätsid maha 100 surnuid, haavatuid, relvi, laskemoona. Eesti sõduid, nähes vaenlase taganemist, ei jälitanud kaugele. Neil polnud jõudu. Nad seisid oma kaevikutes, vaatasid, kuidas vaenlane kaab horisondi taha ja siis vajusid maha. Kurnatud, kuid võitjatela. Keila lahing oli läbi. 3 päevaga oli Eesti sõdurite grupp, mis polnud arvestanud isegi 500 meheni, peatanud mitmetuhandelise Punase armee diviisi. Nad ei lubanud vaenlasel murda Tallinna teed, nad ei lubanud Eesti Vabariigil surra oma sünnipäeval. Kaotused olid rasked mõlemal poolel. Üle 100 Eesti sõduri jäi Keila metsadesse igavesti. Punaste kaotused olid 3 korda suuremad. Kuid numbrid ei ütle kogu tõde. Tõeline võit oli psühholoogiline. Eesti näitas, et ta suudab võidelda, et ta ei alistu, et vabadus on väärt iga hinda. Detsembri keskel 1918, kui Euroopa pühitses Esimese maailmasõja lõppu, sündis Keilas midagi suuremat, sündis usk. Usk, et väike rahvas
võib vastu seista suurele impeeriumile. Usk, et vabadus ei ole kingitus, vaid võitluse vili. Kapten Julius Kuperjanov, Keila lahingu pangelane, langes mõne nädala pärast teises lahingus. Kuid tema nimi ja Keila võit jäid elavalt Eesti mällu. Iga talupoeg, kes kündis oma maad, iga laps, kes õppis koolis eesti keelt, elas selles vabaduses, mille eest mehed Keila all surid. Keila lahing ei olnud suurim, ei olnud veriseim vabadussõja lahingutest, kuid see oli esimene tõeline võit. Esimene tõend, et Eesti Vabariik ei ole unistus, vaid reaalsus. Täna, üle sajandi hiljem, on Keila taas vaikne raudteelinn. Rongid sõidavad mööda, inimesed elavad oma igapäevaelu. Kuid metsa all, männide all puhkavad need mehed, kes otsustasid, et vabadus on võitlemist väärt. Nende veri külvas Keila mulda seemne, millest kasvas Eesti.